9. aprillil sõlmisid koostööleppe Jõhvi riigigümnaasium, Eesti Energia, VKG ja Eastman Speciality. Kokkuleppe raames aitavad tööstusettevõtted luua, rakendada ja arendada koolis inseneeria teemalisi valikaineid ning arendada matemaatika ja loodusaineid ja süvendatud õpet. Tähtis toiming, ma arvan, mitte ainult riigigümnaasiumile, vaid ka lugupeetud partneritele, sest et midagi teha ei ole. Iga muru hakkab kasvama seemnest ja kui see seemnest maha paned, siis me ei näe veel seda ilusat harjutuvat põldu, vaid me usume sellesse. Nii et me oleme siin arvatavasti kõik tulnud siia kokku, et meil on mingi usk selle ühise tegevuse edukusesse. Ja kes ei ole nagu rohkem sellega kursis, siin on ka ajakirjanduse esindajad, siis minu poolt nii palju, et riigigümnaasiumi direktorina mõte pöörduda firmade poole. Ehk tegelikult ma pöördusin küll firmade poole, aga tegelikult ma pöördusin nende inimeste poole, kes töötavad. Sest seal on inimesed, kes on käinud koolid läbi, kellel on lapsed, kellel on oma kodukoht siinsamas Ida-Virumaal ja ma arvan, et see on suur eelis ja võimalus üldse hakata dialoogi pidama. Ja siis nii-öelda hariduse poole pealt see sund tegelikult selliseks tegevuseks, et võtta partneritega ühendus, põhineb järgmisest. Kui rääkida praegusest haridusmaastikul olevast olukorrast, siis see on üldiselt keeruline, sest et vana paradigma enam ei sobi. Seda räägivad kõik ettevõtjad, kõik töölevõtjad, ka avalik sektor, ütlevad inimesed, kes tulevad haridussüsteemist. Neil on need asjad puudu, mida me vajame praegu. Neil on olemas küll üldharidus baas, aga selleks, et inimene saaks rakenduda ja tunneb ennast selles rakenduses mugavalt ja loominguliselt, seal on defitsiit. Ja selle üks võimalus on, mida maailmas on proovitud, on ka meil proovitud, on otsene side ehk hariduse abstraktne osa väheneks ja tema praktiline eluga seotus suureneks. Jõhvi loodav riigigümnaasium alustab tööd 1. septembril 2015. Gümnaasiumis alustavad tööd 10. kuni 12. klassid, kus saab õppida kuni 540 õpilast. Senised Jõhvi gümnaasiumid jätkavad põhikoolidena. Jõhvi tänavate halvast seisust on räägitud juba mõnda aega ja nüüd siis on selge, millised tänavad ja teelõigud tehakse korda sellel suvel. No nagu ma olen eelnevalt ka öelnud, kindel on meil Rakvere tänav, mille me nüüd taastusremondi lõpetame see aasta ja jõuame välja Statoili ringina. Seal on 380 meetrit tuleb täielikku taastamist. Nii, no siis läheb töösse Veski tänava kergliiklustee, mis läheb kindlasti. Ja peale seda on iga-aastane teede remondiplaan. Siin on auguremont, teekatte taastamine, tükati, presitakse vana asfalt välja ja siis on teekatte pindamine taastusremondi all. No peale selle on meil veel, on praegu seisuga mõte, soov toetada korteriühistuid, mis puudutab just neid korteriühistuid, kus majade eest toimub ka naabrid kasutavad korteriühistu maad ka endale ligipääsuks enda kinnistule. Ütleme, et need on avalikus kasutuses olevad korteriühistute esised teed. Ja praeguse seisuga meil läheb volikogusse eelnõu, et volikogu toetaks meie mõtet toetamaks korteriühistuid, nimetame niimoodi seda asja. Ja uue tänava lõik, mis siin praegu on meie üks valulaps, ütleme silla all, uue tänava lõigul me teeme taastusremondi, preisime praegu ülemise kihi maha ja teeme õhukese asfaldikihi, et ta kannataks meil aasta kuni 2, kuna järgmine nädal tuleb meile siia Kooli tänavale taotleme raha sellisest meetmest nagu pargi ja sõida, ütleme. See on tagamaks ligipääs raudteejaamadele. Ja järgmine nädal on, nagu öeldakse, rahastajapoolne projektijuht tuleb siia ja siis me vaatame üle töömahud. Ja siis me hakkame kindlasti taotlema Kooli tänavale ja see Kooli tänav puudutab Kooli tänavat, siis
raudteejaama esist siis siia Kooli tänava äärde veel selle uue raudteeplatvormi juurde parkimisplats, siis puudutab siin see uue tänava, Kooli tänava, et siia tahaksime teha ringliikluse panna. Vot see on, sellised on nagu plaanid tulevaks aastaks, sellepärast et väga suure tõenäosusega see projekt läheb rahastamisse. Kuna plaanid näevad ette sellel suvel ulatuslikke teetöid, tuleb sõidukijuhtidel varuda aega ja kannatust, sest tehakse seda kõike ju ikka sellepärast, et tuleks ohutu liigelda Jõhvi teedel. Teisel aprillil avati Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel elektrooniline keskkond, mille kaudu on kõigil võimalik aprillikuu jooksul esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja haridustoetajaid. Kandidaate on võimalik esitada 11 kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja aastategu hariduses. Uuendusena lisanduvad tänavu aasta õppejõu ja aasta suunaja kategooriad ning samuti laienevad õppeasutuse juhi, sõbra ja aastateo kategooriad, mis hõlmavad nüüd nii koolieelset lasteasutust, üldhariduskooli, kutseõppeasutust kui ka kõrgkooli. Pärast kandidaatide esitamist alustavad mais parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel juunis üleriigiline komisjon, kuhu kuuluvad haridusega seotud organisatsioonide esindajad, Haridus- ja Teadusministeeriumi, sihtasutuse Innove ning Eesti Haridustöötajate Liidu korraldatav tunnustusüritus tipneb 3. oktoobril toimuva aasta õpetaja gaalaga. Vabariigi Valitsus kiitis heaks Siseministeeriumi poolt algatatud eelnõu, mis muudab abipolitseiniku tervisekontrolli korda ja lubab vabatahtlikel tulevikus lihtsamalt abipolitseinikuks hakata. Nimelt vabastatakse korralisest tervisekontrollist abipolitseinikuks astuda soovija, kellel on kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus ja relvaluba. Samuti ei pea tervisekontrolli läbima inimene, kes soovib abipolitseinikuna tegutseda üksnes süüteo ennetuslikes tegevustes. Abipolitseinikud on riigi jaoks usaldusväärne partner, kellelt ministeerium ootab tugevat toetust politseijõududele. Siseministeerium toetab abipolitseinike tegevust nii rahaliselt kui paremat õiguslikku keskkonda luues. Vabatahtlikuna tegutsemine süüteo ennetuses tähendab, et vabatahtlik saab abipolitseinikuna viia läbi koolitusi, õpitubasid ja nii edasi. Pelgalt ennetusega tegeleval abipolitseinikul ei ole õigust rakendada erimeetmeid ega vahetut sundi ja seega ei riiva tema tegevus ka isikute põhiõigusi. Kehtiv mootorsõiduki juhtimisõiguse ja relvaloaga isik on läbinud juba tervisekontrolli ning seetõttu puudub sisuline vajadus tervisekontrolli uuesti läbida. Samas jääb seadusesse võimalus suunata abipolitseinikuks astuda soovija erakorralise tervisekontrolli, kui ilmneb vajadus kontrollida tema vastavust abipolitseinikuks saamise nõuetele. Käesoleval aastal on abipolitseinike koolitamiseks, varustuse soetamiseks ning tunnustamiseks ja kulude hüvitamiseks riigieelarves 240 276 eurot. Samuti toetab Siseministeerium Eesti abipolitseinike kogu tegevust kokku 30 085 euroga. Hetkel on Eestis 898 abipolitseiniku. Abipolitseinikuks võib saada iga Eesti kodanik, kes on vähemalt 18-aastane, valdab kehtestatud nõuete järgi eesti keelt, keda pole karistatud tahtliku kuriteo eest. Eesti Metodisti kiriku Jõhvi Petlemma kogudus viis 8. aprillil Lohusu põhikoolile kaubiku täie laudu ja toole. Lohusu põhikool tõesti vajab toetust ja abi, et kaasajastada kooli inventari, et muuta kool koolis õppivate laste jaoks aina paremaks. Lohusu põhikoolis toimus 12. jaanuaril ka selle aastane palvus hommikusöök. Ja meil on nüüd juba saanud traditsiooniks koos maavanemaga korraldada siis igal aastal palvus hommikusöögi ja eelmine aasta me pidasime palvus hommikusöögi siin Jõhvis. Aga sellel aastal olime siis ääremaadel, olime Peipsi rannal ja korraldasime palvus hommikusöögi koos maavanemaga siis Lohusus
ja Lohusuu koolimajas ja mul oli õnn olla koos maavanemaga selle asja organiseerimise juures ja ma käisin päris mitmeid kordi seal koolimajas enne seda, kui me alustasime oma Palus hommikusöögiga. Ja ma panin tähele, et kui siin, ütleme, linnakoolid on juba täiesti kaasaegse mööbliga varustatud, siis maakoolid veel jäävad alla selles plaanis ja mul läks kuidagi südamesse, kuna mulle tihti sõbrad pakuvad midagi näiteks Norramaalt ja Soomest ja ka mujalt, mis nende riigis enam vajalik ei ole. Ja nende vajalik on meile veel päris sobilik ja nii siis juhtus ka sel korral, et me nähes neid vajadusi koolimajas igasuguse mööblieseme järele ja muu varustuse järele, siis ma sain aru, et ma võin neid aidata, nagu me oleme aidanud 90. aastatel siin koha peal haiglaid ja koole ja lasteasutusi. Ja tulivadki mulle pakkumised Norrast koolipingid ja koolitoolid lastele erinevates mõõtudes ja ma siis, mul tuli meelde, et me nägime sellises halvas olukorras koolimaja ruume, mis vajaksid nagu uuendust. Inimesed on seal võrratud ja mulle väga meeldib nendega nüüd koostööd teha. Ja kui me eilegi viisime sinna ära need koolipingid ja toolid, siis me panime plaanid maha juba tulevaste abipakkumiste suhtes. Me olime õpetajate toas ja ma nägin, et kooli õpetajatel on töölauad aastast 1969 ja samuti toolid on vist samast ajast ja mul on siin samaski majas mõned toolid, mida ma võiksin kohe ära viia ja mõned lauad ja et ma püüan neid veelgi aidata ja mul on veel koolipinke ja kooli lastele toole, nii et maikuus, kui ma tagasi tulen Ameerikas, siis me teeme veel ühe reisu sinna, et saame veel natukene neid abistada nende mööblivahetuse juures. Pastor Artur Põld on väga suure ja lahke südamega. Temast lausa õhkab headust ja soovi aidata abivajajaid. Küsimusele, et kuidas ta küll jaksab ja kust tuleb küll selline energia, vastas pastor, et ikka sealt ülevalt tuleb. Et kui Jumal annab midagi teha, eks siis annab selleks ka jõu ja energia, et seda teha. Kirikus ei käi teistmoodi. Eestimaal on kevad käes. Kui lund enam ei ole ning taimestid pole veel tihedaks jõudnud kasvada, on üsna suur tõenäosus leida maas kahtlaseid esemeid. Leide, mille päritolu inimene ei tea või meenutavad need lõhkekeha, ei tohi katsuda või veel hullem liigutada. Kõik lõhkekehad on mõeldud tapmiseks ja suurte purustuste tekitamiseks. Sel aastal on Ida-Eesti pommigrupi demineerijad käinud enam kui 25 väljakutsel, millest lahingmoona leiuga seotud väljakutseid oli 18. Kahjutuks on tehtud 40 lõhkekeha. 2014. aasta oli Ida-Eesti pommigrupi demineerijatele töörohke. Väljakutseid 365. Neist 315 olid seotud sõjaaegse lahingmoonaga. Kõige rohkem väljakutseid lahingmoona kahjutuks tegemiseks oli Ida-Virumaale Vaivara valda 156 korda, mis on praktikas tavapäraseks kujunenud. Kuna see piirkond oli teises maailmasõjas üks lahingute rohkemaid kohti Eestis. Lääne-Virumaale oli väljakutseid 63. Peamiselt olid need seotud lahingmoona leiugaga. Kokku hävitati möödunud aasta Ida-Eesti pommigrupi tööpiirkonnas 1205 lõhkekeha, 3709 padrunit ja 4501 grammi erinevat lõhkeainet. Kõige rohkem tuleb lõhkekehi välja põllutöödel, metsatöödel ja aina rohkem Eestimaal levima hakanud detektoriga otsimise tagajärjel. Viimastest suurtest lahingutest Eesti pinnal on möödas üle 70 aasta ning lõhkekehad muutuvad maapõues järjest ohtlikumaks ja ettearvamatumaks. Inimeste seas levib arvamus, et 70 aastaga on lõhkekehad muutunud ohutuks, on ekslik. Aja jooksul muutuvad tööstuslikult valmistatud lõhkekehad väliskeskkonna mõjul ettearvamatuks. 2014. aasta on meeldejääv selle poolest, et Ida- ja Lääne-Virumaal mitte ükski inimene lõhkematerjali plahvatuses ei hukkunud ega saanud viga. Kahjuks kõik aastad ei ole olnud nii head. Aastatel 1992 kuni 2013 on Ida- ja Lääne-Virumaal lõhkematerjali plahvatuses hukkunud kokku 24 inimest ja saanud vigastada 49 inimest.
Nii Lääne kui ka Ida-Virumaa elanikud on üldiselt ohuteadlikud ning annavad enamasti igast leiust koheselt teada. Demineerijad paluvad inimestel samas vaimus jätkata. Maha jäetud ohtlik rämps on vaja ära kuristada ja see on väga tähtis meie keskkonna turvalisemaks muutmisel. Demineerijad on valmisolekus 24 tundi 7 päeva nädalas, kuid kindlasti peab väljakutsete kõrgperioodil, kevadel, varuma rohkem kannatust, sest alati ei pruugi demineerijad jõuda leiukohale samal päeval. Mitte mingil juhul ei tohi plahvatusohtlikku leidu ise puudutada ega transportida. Sellest tuleb teavitada numbril 112. Vajadusel võtab demineerimismeeskonna juht leidjaga ühendust, täpsustab olukorda ja annab soovitusi edasiseks tegevuseks.